Kaido Ivask, natuke aega tagasi said teist korda Paide linnapeaks. Võrreldes eelmise korraga, mis on teisiti? Sul ühel hetkel jäid siia nagu tööasjad laua peale laiali? Peab ütlema, et olukord on kardinaalselt erinev sellest hetkest, kui mina esimest korda linnapea olin ja linnapeaameti maha panin. Ka minu otsus oli väga kaua kaalutletud ja põhjalikult kaalutletud, sest tõesti linna rahaline seis on väga raske. Ma olen olnud linnavalitsuse liige 2008. aastal, kui oli ka raske olukord, kuid nii raske, praktiliselt olematud põhitegevust tulemus näitab, et pole hetkel nii rasket olukorda ei ole ma ka tol ajal ei tundnud. Et praegune tööpõld saab olema väga suur, väga pingeline ja väga vastutusrikas selles osas, et tuleb teha väga palju analüüse, tuua volinikele välja vajadused, perspektiivid, hetkeolukorrad, ja siis on, mille pealt ka otsustada, aga selge siht peab meil olema see, et head asjad peavad Paide linnas säilima. Arvamusfestival näiteks, mis on minu linnapea oleku ajal loodud, Paide teater, Paide linnameeskond, ka Paide linnameeskonna algatuse juures oleme ise kaasa löönud, üks algatajaid olnud eestvedajaid. Nad on ka praegu arenenud täiesti erakätes olevate MTÜ-de juhtida, kuid need on asjad, mis kujundavad linnamainet. Ja me peame nendele asjadele ka tulevikus tagama arenguvõimalust. Muidu üks hetk nad võivad kas oma tegevuse lõpetada või sootuks vaadata mõne teise omavalitsuse poole, kes annab neile suuremat arenguvõimalust. Mitte väga kaua aega tagasi sellesama Valge klaveri juures siin rääkisime Kulno Kleiniga ja ta rääkis üsna täpselt seda sama juttu, lisades juurde sellise argumendi, et kuna tal ei ole jätkuvaid poliitilisi plaane, siis teda ei pidurda mitte miski väga jõulise kokkuhoiupoliitika läbiviimisel. Sa kindlasti seda asja jälginud, analüüsinud kõrvalt, miks tal välja ei tulnud? Tegelikult siin peab olema poliitilist tahet ja praegu uus loodud koalitsioon on julgelt välja öelnud, et alustada tuleb valitsemiskuludest. Ja nii see paraku on ja see võib olla see poliitiline julgus otsuseid langetada, et nende otsustega oleks pidanud juba varem välja tulema ja nendega toimetada. Viimaste päevade põhiline teema nende inimeste suus, kes Paide linnapoliitikas toimuvat jälgivad, on olnud ikkagi see, et uskumatu otsus ilma abilinnapeadeta täielikult hakkama saada. Nagu selgus umbes 3 minutit pärast linnapea nimetamist, tegelikult päris niimoodi ei ole. Üks abilinnapea on ikkagi, keda ei saa põhimõtteliselt vältida. Ta paperil peab kuskil olema. See on põhimäärust tulenev, aga ametikohta tõesti ei täideta ja ma ei dramatiseeriks seda niivõrd üle, et kui ma olin linnavalitsuses poliitilise abilinnapeana, siis kes tahab vaadata linnavalitsuse struktuuri, siis tol ajal meil olid küll poliitilist abilinnapea, aga ei olnud osakonna juhatajaid ehk valdkonna juhte. Me ise pidime juhtima ka osakondasi, nii et täna on meeskonnas olemas osakondade juhid. Ma eeldan, et nad on professionaalsed, oma ala asjatundjad. Nii et linnapea ei ole siin üksi, on olemas osakonna valdkonnade juhid, mida ma rõhutan, mida minu ajal, kui ma olin poliitiline abilinnapea, siis ei olnud. Ma ise pidin täitma siis ja ka teine abilinnapea neid osakonna juhi üles. Praegu on siis niimoodi, et linnavalitsus on 4-liikmeline, aga üks koht lihtsalt jääb täitmata. Kas see on pikk plaan või on tegelikult kuskil väike varuplaan, et kui asjad parem paika loksuvad, kellegiga see koht täidetakse? Ei ole mingit plaani, nagu ma ütlesin, et see on lihtsalt meie põhimäärust tulenev. Põhimäärus on millegi pärast nii ümber setitud, et see ütleb, et struktuuris peab olema abilinnapea, aga ta ei pea täitma. Ja kindlasti kellegiga ei ole poliitilist nii-öelda diili, et ootame, kuni meri rahuneb? Ei ole. Poliitiline vastutus on see, et me peame saama oma rahaasjad lihtsas keeles öeldud paremaks, et meil oleks kindlustunnet ka linna
heade asjade hoidmise ja arendamise osas. Veel mida on kuulda, ootused Kaido Evaski puhul on enamasti inimestel palju suuremad kui eelmise ametiaja alguses. Kas põlv natukene väriseb ka selles mõttes, et inimesed usuvad, et lõppude lõpuks on kord majas, nüüd tuleb spetsialist, Kalevipoeg tuleb ja sortsid põgenevad? Nagu ma enne ütlesin, enne kui ma enda jaoks selle otsuse langetasin, väga tõsiselt kaalusin ja põhjalikult ja tegelikult oli minu jaoks sümpaatne nende 13 voliniku tahe asi korda teha ja nende pöördumine minu poole, ma olen nendega asju väga põhjalikult tõsiselt arutanud ja võin teile rahuliku südamega öelda, et ei ole kuskil mingit plaani, salaplaani, et tuua mingi abilinnapea, et vaatan nende volinike poole nii-öelda alt üles, et nad on julgenud teha sellise poliitilise sammu ja midagi teha ei ole. Me peame oma kulud üle vaatama, leidma need kokkuhoiukohad ja nagu see koalitsioon on öelnud, et alustatakse ja on ka välja öeldud juba valitsemiskuludest. Me peame linna efektiivsemalt majandama, aga veel kord rõhutan siia juurde, me ei tohi ära kaotada oma häid asju ja me peame andma neile ka arenguvõimalust. Et ei juhtuks seda, mis juhtus Paide teatriga, et 5 aastat ja kui sa ei anna neile arenguruumi, arenguvõimalust, siis see tee saab lihtsalt otsa. Poliitilises mõttes on tegemist ka kannapöördega. Peamiselt liberaalsete ja vasakpoolsete jõudude asemele tulevad 3 parempoolset jõudu, kellest 2 on ka selle konservatiivse tooniga. Kas mingil moel selline maailmavaateline komponent võib ka oluline olla teatavates olukordades, et äkki ongi vaja neid, kes ütlevad, et toetused on kurjast? Ma arvan, et igal inimesel on oma maailmavaade ja iga inimene vaatab ka iga päev ja mõtleb oma asjad läbi, kuidas tema toimetab ja hakkama saab. Ja tegelikult need 13 volinikud on täna näoga linna poole, sest ei ole seal midagi jagatud, ei ole sealt midagi nii-öelda saada ja ma arvan, et see maailmavaade väikses omavalitsus ei ole nii oluline. Oluline on inimesed, kes seda juhivad, kes toimetavad ja ma mitu korda olen mõelnud, et kas see amet saab olema nüüd linnapeaamet või saab olema selline, ei tahaks öelda, aga nagu vahest ettevõtetesse tuuakse selline saneerija või siuke, kes siis võtab asjad laua tühjaks ja paneb siis kõik asjad õigesti jälle ritta ja annab siis hästi hea ülevaate otsustajatele ehk volinikele, et rõhutan veel kord, et ju Paide linnavolikogu on see, kes otsuseid langetab. Linnapea peab selle musta töö, eeltöö, igapäevase töö ära tegema. Aitäh, jõudu! Aitäh!